Head linnaelanikud. Ma arvan, see järgmise aasta linnaeelarve on Tallinna linnakodaniku nägu. Ja ma ütlen seda uhkusega, et järgmise aasta eelarve on näoga linnaelaniku poole. Loomulikult on kõikidel erinevatel poliitilistel parteidel, kes siin täna linnavolikogus ka on esindatud, oma poliitilised prioriteedid. Kellegi jaoks on üks poliitiline prioriteet, kellegi jaoks teine. Ja loomulikult ka see koalitsioon seda linnaeelarvet arutades oli erinevate küsimustega laua taga. Ja ma paari sõnaga tahaks markeerida mõningad teemad, mis on seotud Isamaaga või Isamaale lähedased teemad. Ja rõhutan selle juures, et see eelarve on 4 erakonna eelarve, mis on suunatud linnakodanikele. Aga mõned teemad, mis on Isamaaga seotud ja mõned teemad, mis on Isamaa poolt nii-öelda lauale toodud. Esiteks teema, mis on seotud maksudega. Mul on suur rõõm nentida, et järgmise aasta eelarves tagastatakse Tallinna linnaelanikele maamaksuga seotud maksutõusud, mis on seotud üle 5 euro. Ja ma arvan, see on väga oluline, et linnakodanikel maksukoormus läbi maamaksu tõusu ei oleks järgmisel aastal tuntav. Samamoodi ettevõtjatele, väike- ja keskmistele ettevõtjatele kuni 1000 euro ulatuses toimub tagastus. Kui küsida, kui palju see ettevõtjad see peaks puudutama, siis suure tõenäosusega on see umbes 70% Tallinna linnas olevatest ettevõtjatest, kes maksavad maamaksu. Vähemalt makroandmed selliselt näitavad. Teine teema, mis on Isamaale oluline olnud ja meil on hea meel seda tõdeda, on tõesti teoorius ehk lumekoristus. Et sellest on nii palju kordi räägitud, nii palju aastaid räägitud, Tallinna linna tasemel, Riigikogu tasemel on tehtud ettepanekuid, et teha seadustes teatavad muudatused ja pidevalt on olnud rahalised probleemid. Et kas see maksab 20 miljonit, maksab see 15 miljonit, maksab see 10 miljonit, erinevad numbrid on käinud siuh-tšauh. Praegusel hetkel oleme jõudnud olukorda, kus järgmise aasta talvel tänaste andmete järgi on võimalik ära koristada kogu Tallinnas nii-öelda avalikus ruumis olev lumi. Mitte nendel teedel, mis on motoriseeritult võimalik puhastada, aga ka nendel teedel ja kõnniteedel, mis on käsitsi puhastatavad. Rõhutan just tänaste andmete järgi ja loodame, et need hanked ei lähe kallimaks. Ja see on kõva sõna, ma arvan, et see on kõva sõna. Et me suudame tekitada olukorra, kus tegelikkuses avalik ruum koristatakse ära avaliku teenuse pakkuja poolt ehk linna poolt. Ja mõned teemad veel. Eesti keelsus, Eesti meelsus. Asjad, mis on olnud alati olulised, ma arvan, meile kõigile 6 poliitilisele parteile, eriti ma tunnetan siinpool Isamaa esindajana meile. Me näeme seda, et järgmisel aastal suure tõenäosusega mitmetel olulistel tähtpäevadel linn läheb lipuehtesse, mida pole kunagi varem juhtunud. Ma eeldame, et kõik magistraalid olulistel päevadel on meie Eesti lipuehetes. Rääkimata sellest, et eesti keele õpe ja eesti meelsuse tekitamine on kindlasti üks neid suuri prioriteete sellele linnavalitsusele ja sellele koalitsioonile. Ja neid nägemusi on veel ja veel, mida võiks sellest järgmise aasta eelarvest välja tuua. Nii et ma võin teile rõhutada, see eelarve on linnakodaniku eelarve, linnakodaniku näoga ja Isamaa loomulikult on seda eelarvet toetamas. Aitäh teile!